Ja üks nendest uuematest võimalustest on siis kutsevaliku õpe. Ja sellest me täna rohkem räägimegi. Olen olnud tugispetsialist nendele õppijatele kutsehariduses ja sealt edasi on järgnenud ka tegelikult õpetajate toetamine ja koolitamine selles haridusliku erivajadusega õppija kontekstis, et kuidas nendega siis paremini toime tulla. Vahepeal tegin väikese põike Astangu kutserehabilitatsioonikeskusesse ja nüüd olen siis tagasi oma kire ja armastuse juures kutsehariduses. Nii palju siis iseendast ja enda taustast. Natukene siis sellest kutsevaliku õppe suurest pildist ehk et kellele ta siis üldiselt niimoodi on siis mõeldud. Ehk et noortele siis vanuses 17–25, kelle puhul on siis välja toodud, et neil võivad olla puudu oskused või valmidus valida eriala. On üks väga sagedane põhjus, miks kutseõpingud katkevad. Mis selle taga võib olla nüüd on näiteks see, et noor valib kutse keskharidusõppe ja see käib tal üle jõu, mida tähendab siis kutse keskharidusõpe. See on siis see, et õppija õpib samaaegselt erialaga ka keskharidusaineid ehk üldpädevusi ja lihtsalt nende kahe asja korraga koos õppimine on tema jaoks liiga raske. Kutsehariduses on võimalus õppida ka madalamal õpitasemel ja ilma kutse keskhariduseta, kuid millegipärast seda väga palju ei väärtustata ja olgem ausad, eks neid valikuid on ka koolides vähem. Ja see kõik toobki siis kaasa selle, et on õpitud võib-olla eriala, mis ei huvita ja ka on liiga raske. Õppimine peabki natukene raske olema, aga mitte ülemäära. Nii, siis mitte õppivad noored on üks selliseid sihtrühmi ja kutsevaliku õppe puhul ei ole oluline nüüd see, et noorel on olemas põhiharidus. Et see programm ongi mõeldud võib-olla nendele mitteõppivatele noortele, kellel on põhiharidus kuskilt maalt katkenud, aga et ei tekiks sellist ummikseisu, siis kutsevalikus on võimalik vähemalt näha, milliseid töid on võimalik teha ja mis on need valikud ja niimoodi pikema aja jooksul. Nii siis kooli lõpetanud, kuid edasise elutee osas otsust mitte langetanud noored. No, see on kaunis loomulik, et see 16-aastane ei tea, mida õppida. Ja siis on see kutsevaliku õppe igati asjakohane. Siis sellised noored, kes on saanud põhikoolis õppides õpiabi ja muid tugiteenuseid ja tegelikult nad vajavad seda ka edaspidi kutsehariduses, siis selliseks sujuvaks üleminekuks ühest koolisüsteemist teise võib olla asjakohane ka selline pikem kohanemine kutsevaliku õppel ja siis sobivama eriala leidmine. Ühe kontingendi moodustavad siin tõesti ka sisserännanud ja või vähese eesti keele oskusega noored. Nüüd siia juurde ma ütleksin kohe seda, et tõenäoliselt sellised täiesti ilma eesti keele oskuseta noored tõenäoliselt ei sobi sellele programmile. Et siin peaks ikkagi olema õppija, kellel on vähemalt arusaamise tasemel okei, kui see rääkimine on vaevaline, aga vähemalt siis arusaamise
tasemel. Vastasel juhul võib juhtuda see, et see kutsevaliku õpe ei täida oma eesmärke, sest eesmärk on ikkagi siin leida oma see järgmine samm. Küll aga on võimalik siin toetada selle eesti keele oskustasemetel A1, A2. Tegelikult on meil olemas ka moodulid B1, B2, et on võimalik seda eesti keele oskamist toetada küll siin selle programmi kestel. Nüüd, kellele me siis siin teeninduskoolis selle õppekava oleme põhiliselt koostanud, siis tegelikult just need 2 viimast sihtrühma, tõhustatud tuge vajavad õppijad ja ütleme ka sellised, kellel see eesti keele oskus vajab toetamist ja on võimalik täita ka neid kutsevaliku õppe eesmärke ja väljundeid. Et siis põhiliselt on meil siis haridusliku erivajadusega õppijad on meie sihtrühm sel korral. Ma ei tea, kui palju te olete üldse sellest kutsevaliku õpingutest kuulnud, aga ta ringleb juba kutsehariduse maastikul, te näete peaaegu, et 5 aastat alguses siis sellise pilootprogrammina, millest võttis ka teeninduskool osa ja nüüd on ta rakendunud väga paljudes koolides. Ta võib olla, et on jäänud sellises infojagamises natukene tahaplaanile, kuid sel aastal siis või järgmises sügises siis rakendavad seda juba 14 kutsekooli, nii et tasub vaadata ka kindlasti teiste koolide programmide poole, kui on sellist sihtrühma, kes Tallinnas ei ela. Aga lisaks teeninduskoolile siis ka Lasnamäe mehaanikakool. Euroopas on taoline programm juba ammu olemas ja näiteks Soomes rakendatakse seda juba 20 aastat ja mul on endal sellega selline väga hea isiklik kogemus, et selline 20 aastaga saab ikkagi juba rääkida väga süsteemsest ja põhjalikust lähenemisest ja sellisest läbiharjutatud programmist, et sealt soomlaste käest on väga palju õppida. Ja sarnast programmi rakendatakse ka Taanis ja Norras, nii et see on tegelikult üks läbi katsetatud ja proovitud asi. Nii, kui me läheme nüüd konkreetselt siis teeninduskooli juurde, siis jah, see kutsevaliku õppe, ütleme, et sellised märksõnad, mis on meile väga-väga olulised, on seal vasakul valgel taustal toodud, et tagada siis sujuvam üleminek üldhariduselt siis sellisele jõukohasele rakendumisele, kas tööturul, edasiõppimises, aga need pole ainukesed võimalused. Siin ka näiteks, kui noor otsustab hakata tegema vabatahtlikku tööd, otsustab minna sõjaväkke. Praegu ei ole vist kohane soovitada välismaale minemist, aga põhimõtteliselt küll, et kuskile mujale tööle, sest põhimõtteliselt taotleme ikkagi seda, et noor jõuab omal isiklikule otsusele selles osas, mis ta edasi tahab teha. Märksõnana siis ka kaasatus, isikuareng ja kogu see protsess on siis kaetud juhendamisega ja sellise asjakohase tagasisidega. Lisaks rühmajuhatajale tahame rakendada siin ka mentorite süsteemi. Meil on olemas juba 5 mentorit, kes on valmis sügisel mulle abiks tulema, nii mulle kui õppijatele. Meil on
tugikeskus ja me alustame ka õpetajate toetamise selliste koolituste või töötubadega, et ka õpetajad oleksid siis tähelepanelikumad meie õppijate vastu. Ja loomulikult me pöörame päris palju ikkagi tähelepanu kõrvutisele isiku arenguga ka õpioskuste arengule. Nii, ja siin paremal pool helerohelisel alal on siis põhimõtteliselt, et kuidas meie õpe jaotub, et on põhiõpingud ja on valikõpingud. Põhiõpingute osas on siis tõesti selliseid, toetame üldoskusi, eesti keelt, matemaatikat, arvutioskused, natukene ka võõrkeelt. Need on kõik lahti kirjutatud sellisel hästi lihtsal tasemel ja pigem seda oskust toetaval ja hoidval viisil. Siis ka õppimine ja see karjääriõpe või õpitee moodul, mis on nüüd siis õpiaastat läbiv ja kevadeks me tahame siis jõuda sinnamaale, et õppija on oma tugevused ja arendamist vajavad valdkonnad endale natukene selgemaks saanud ja et me saame juba rääkida ka sellest, et mis ta siis edasi teeb, ehk et eesmärk on isikliku karjääriplaani tegemine. Me teeme selle programmi jooksul väga palju koostööd ka Eesti Töötukassaga ja kõikidega, kes on valmis oma tööde sisu avama, ehk et valikõpingutes meil on väga suur osa selliseid eriala tutvustavaid valdkondi oma koolis, teistes koolides. Me oleme minemas näiteks Viljandisse tutvuma seal sellega, et mida seal õpitakse, siis üks väga tore kool on Vigala kool. Seal on väga palju selliseid erialasid, mis on just kohased sellise suurema toetusvajadusega õppijale. Käime ka siin Tallinnas kutseõppeasutustes, vaatame, mis seal on. Teeme selliseid praktilisi tööharjutusi. Õppimise jooksul on ka neljas valdkonnas on võimalik teha praktikat. Siis me tahame veel seal sisse viia veel mitmeid selliseid töötubasid ja vabatahtliku töö võimalustega tutvumist. Et ikka selle eesmärgiga, et see pilt, mida võiks teha, oleks võimalikult lai. Seal valikõpingutes on ka veel päris palju selliseid toetavaid aineid. Nii, aga nüüd ma annan vahepeal siis sõna Anule. Ja, aitäh! Küll tuli ette slaid soodustustega, mis siis kooli poolt on. Ehk siis millest tulla, et kui ollakse õppija, siis on ka haigekassa kindlustus. Õppijad saavad taotleda õppetoetust, see on 60 € kuus, aga seda saab alates jaanuarikuust siis esimese kursuse õpilane taotleda, kui hinded on positiivsed, ehk siis 3-5 või arvestame siis eritoetusi. Need on koostöös kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnaga, vajadusel saab sõidutoetust. Ehk siis selleks tuleb esitada kuludokumendid ja kooli finantsist teeb siis taotluse kinnituse. Meil on õpilaskodu on kohe siit kiviga visata, lastekodu 13, elu 2-3 tubades, tualetid, köögid, duširuumid on siis 2 pool koridori otstes. Kõikidel õpilastele on tasuta lõuna, aga hoopis rohkem ma tahaks rääkida sellest, kuidas saab meile sisse astuda. Ehk siis vastuvõtuperiood on juba alanud, dokumente saab esitada SAIS-is
või siis kui tundub, et ikkagi digitaalne esitlus on natuke keeruline, võite tulla ka kooli koha peale. Kui praegu tahaks tulla dokumente tooma, siis tuleks kokku leppida. Aga alates 15. juunist on vastuvõtt koha peal lahti iga päev, igal tööpäeval 10-2. Ka Kai on sellise liikuva graafikuga meiega seal liitunud, et kes vajab ka karjäärinõustamist, siis saab seda teemat lähemalt arutleda. Vaja on esitada pass või ID-kaart, eelnevad haridust tõendava dokumendi originaali me endale ei taha, teeme sellest koopia ja hinnete lehte tahame ka näha. Siis on vaja dokumendi fotot, selle saab alla laadida Digidoc 4 abil, ehk siis selleks tuleks teada oma ID-kaardi PIN 1, noore ID-kaardi PIN 1, mitte vanema oma. Need, kes on lõpetanud Vene põhikooli, hea kui on riigieksami tulemused, kui ei ole, pole ka hullu, avaldus genereerub SAIS-is, sest vahet ei ole, kas te teete seda kodus või teete siin, me ikkagi vormistame avaldused läbi SAIS-i. Kutsevaliku aastal tuleb rühmajuhendaja ehk siis Kaiga vestlus ja kandidaadil tuleb kuni 10. augustini kinnitada ka oma õppima tulek. Kust kõike seda infot teada saab, on lühilink bit.to/vastuvõtt. Seal on kogu vastuvõtu info, mida siis kõike on vaja ja seal on ka siis minu kontakttelefonid, võite helistada, küsida, hea meelega igal juhul aitan. Siin on veel kord toodud minu emaili aadress, mis on minul hästi oluline kuulda sellel vestlusel on tõepoolest see, et see noor tahab tulla sellesse aktiivsesse ellu siin teeninduskoolis ja väga-väga tore oleks ka see, kui sellel noorel on ka selline toetav perekond, kes väärtustab seda, et noor õpib ja siis valib endale elukutse ja hakkab tööle. Ja juhul, kui nüüd selgub, me päris täpselt veel seda suunitlust siin selle aastakese jooksul ei suuda omapäi ära tuvastada, siis meil on kokkulepped ka Astangu kutserehabilitatsioonikeskusega, et läbi viia selline põhjalikum hindamine, et nemad on kohe spetsialiseerunud nagu täpsemalt ära kaardistama need õppija oskused ja võib-olla tuleb veel astuda samm tagasi. Et sellised võimalused on ja teeme igati koostööd ka perekondadega ja õppijate endaga.